Ma olen kirju neile kirjutanud, muide kõik meie avaldused, mis on ühise vahtkonna poolt tehtud. Ma ei tea, see võib olla kellegi üllatus. Kõik on, prokurör mattis selle kohta, aga kohus oli see suu lahti. Me tegime kõik oma avaldused kõigile massimeediale, selle kohe list oli, nimekiri. Ja esimene oli kohe Vabariigi presidendi kantselei, peaministri kantselei, Riigikogu kantselei, siis oli kapo, siis olid kõik saatkonnad, välisriikide suuremad saatkonnad, siis olid ajalehed, kõik need raadio, televisiooni, massmeediad siin ja seal, väljaspool Eestit. Ja see läks kanavati korral kõigil. Nii et rääkida, et me tegime midagi niisugust teate, see oli kõik teada. Ja teine, mis oli meil suur asi, oli see piketid, mis võib-olla muidugi käisid närvi peal, ma ei tea, võib-olla. Valge maja ees on iga päev mingi pikett, mitu piketti. Aga meil on jälle, see näitabki, et see tsivilisatsioonivat elementi, kultuur, poliitiline kultuur ühiskondliselt ei ole kodanikuühiskond. Pikett, see midagi vastikut, oi, ajakirjanik tuleb küsib, miks neid nii vähe on. Ma küsisin, palju neid peab olema. Ma ütlen, võtke linnavalitsus, meil on avalduse kirjutada registreerimine. Seal on kirjutatud 10-15 inimest. Me ei saa rohkem isegi tuua, kui me tahaks. Aga me ei tahagi rohkem, meil pole vaja, meil on tähtis tekstid, aga mitte inimesed, kes siin seisavad. Arusaam on ajakirjalik niisugune, kui vähe inimesi, siis marginaalid, nende arusaam on jama. No mis marginaalid, aga öösel tulid välja. Tähendab see paha meel, kõik see, ja me ei hoiatasime, ärge tehke seda, me kirjutame avaldust. Et me hoiatame, et kui te jätkate seda oma tegevust perisma, et see võib viia nii kaugele, et isegi kuni rahutusteni. Ja siis hakati teid süüdistama? Lehed tõlgivad eesti keelde, kirjutavad. Öine vahtkond ähvardab rahutust, meie hoiatame. Ja ähvardab korratust. Kujutage ette, meie teeme ma tegin, see oli see ajakirjanikele, oli see SMI, oli see teadis, et toimub pikett-pirri seadus eelnõude vastamisel, selle pronktori seadus eelnõu Lossi platsil seal Toompea. Ja teatan, et on niisugused loosungid ja toimub seal, et registreeritud, kõik tipp-top. Ja siis Postimees, pealkiri, elektrooniline variant, pealkiri, öine vahtkond kutsub mässule. Kuulge, üle mõistuse ja kõik see elatakse alla. Ma ei saa aru lihtsalt, millega nad mõtlevad selle, tähendab kõik on lubatud. Mul on niisugune valem välja mõelda, niisugune ühiskondlik poliitiline valem Eestis. Et kui eestlane on valitsuse vastu, siis ta on opositsionäär. Aga kui venelane on kohalik on Eesti valitsuse vastu, siis ta on rahvavaenlane. Vaadake, eestlane tohib, aga venelane ei tohi. Siis ta on kohe halb inimene, et mis sa siin üldse kirise tuleb, kus vait, ütle suur tänu, et sul lubatakse üldse elada. Aga mina küsin alati, kes seal käisid alati, vihmavarjuga ähvardamas minu kallal. Ma ütlen, kuulge, mine Siberisse, mine Venemaale, mine Väskotsi. Ma ütlen, kes te olete, et mind sinna suunate? Minu vanaema on eestlane. Vaadake, kes ma nüüd olen? Mina pean ennast venelane. Aga kui tahan, olen eestlane. Vanaema on eestlane. Mis te nüüd teete? Ja ma olen uhke oma vanaema selle nimega. Minu see näiteks tema sugulane lähedane oli Hiiu, Mis perekonna nimi vanaemal oli? Jõgever. Jõgever. Ja muide Silvi Jõgever oli tuntud kunstnik, oli nõukogude ajal. Ja see Jõgever oli muide esimene Eesti eestlane. Filoloog, õppetooli juhataja eesti keele, aga ta oli slavist, eesti keele ja vene keele spetsialist. Ja tema oli suur tegelane, aga natuke tegeles ka slaavi keelega, halb eestlane. Mind paneb alati naerma, kuidas suhtutakse primitiivselt ja seda, kõige hullem on see, et seda soositakse, et seda, eriti meie massimeedia, mida rohkem, kui sa oled venelaste vastu, sa oled patrioot. Pole tähtis, mis vormis seda ütled, sa oled patrioot, sa oled õige eestlane, kurat, vaata. Meid hakati ka muide tibladeks sõimama, kui me hakkasime Notšnoida Sooriga intervjuusid tegema. Juba tulid kommentaarid. Ei, see ongi, et nendega ei räägi, neid pole olemas, tänavapoliitikud. Ja ma ütlen, ma tegin Astrov siin professor, ta oli kunagi siin ajakirjanik ja ta on praegu Budapestis, on seal Euroopa, mis ta on, ülikool mingisugune seal, Sorose. Ja seal ta on kirjutanud, soovitanud, näiteks tema see loosung oli öise vahtkonnale suvel 2006, ma mäletan, me võtsime kohe selle, mina võtsin positsioone ja mina ka kohe räägin ka seda, et me ei ole siin külalised.
teil on külalise mentaliteet ja seda kasutabki see Eesti maru rahvuslane kasutabki ära. Sest te seisate tema eest nagu kummardades, et šois voliti, no nagu ma rääkisin, et varem käisid eestlased, nagu see Maurusega rääkisid, käisid eestlased Vene seltsis Eesti asju ajamas, nüüd on vastupidi, venelased Eesti seltsis oma asju ajamas. No kõik kordub, vastupidi. Aga ma ütlen, mina olen sellepärast vastik nendele, noh, ma ütlen nendele rahvustest, marurahvustest. Et mina ei tunneta ennast mingi kuradi külalisena, ma olen siin täpselt samasugune kodanik nagu eestlane ja mitte selles mõttes, et ma olen venelane või eestlane, kellest ma pean või ma olen kodanik ja kõik. Mul on sama õigus, milles küsimus üldse, ma ei saa aru isegi. Minul on nagu see venesest mõisteta. Ja ma venelast räägin, et see teie käitumine, te ise soodustate seda niisugust suhtlust endasse. Te ise lubate, ma ei räägi, et te peate nüüd nagu see halb väljendada, ühe kohaga näkku hüppama, aga te peate seisma oma au eest, ega see ei tähenda seda solvata või ühesõnaga või pikad või laialt rääkida, aga meil oli ju ühises pahtkonnas ju tegelikult ju ja see vastu, mis ma hakkan rääkima ja tema see loosung oli мы здесь, мы есть. Me oleme siin, me oleme olemas. Isegi see loosung tõlgiti niimoodi, et näe, kurat, et okupandid, nad näitavad, et meid siin ei olegi, nemad on siin. Isegi meie mõte oli selles, et meie oleme ka inimesed, me oleme ka siin olemas. No mis sa teed, noh?